tänane Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna väike videoklipp piilub natukene telgitagustesse. Nimelt piilume me meest, kes tavaliselt, kui meeskond sooja teeb arusaamatuid liigutusi väljaku ääres. Samuti tuleb ta saali alati salapärane kott kaasas. Saage tuttavaks Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna füsioterapeut Martin Vahimets. Oled kolleegid? Mängite täna? Mängite? Kellel? Täistund. Hetkel on operatsioon nime kinni katmine. Hetkel on siis Martin Vahimets Tartu Ülikooli meeskonna tagaruumides, kus nagu näete, tuleb teinekord teha hoopis teistsuguseid toiminguid, kuigi põhimeestel on jalad ja muud kohad kinni teibitud, siis noormängijatele tundub, et osad noormängijad on nii andekad, et need rabatakse keset poolt hooaega võistkonda ja siis ei ole anda särki ja Martini töökohustuste hulka kuulub ka nii-öelda vale nime kinni teipimine. Kelle nime sa nüüd kinni panid? Maister. Maister. Nii. Siis võib veel mõned asjad teha neid. Noor mees. Aga miks sa vajutad praegu? Mis see annab? Inimesel on valus ju. Tajust käivad ülesandud kiiremini jalgadesse jõuvad. Suurt näed. Tegelikult põhitöö on sul tehtud, aga alati nähakse, kui sa tuled väljakule ja nähakse ühe kotiga tulemas, et näita korraks seda kotti, mis sul siin kotis on ja milleks sa midagi kasutad. Et alati füsioterapeudid tulevad suure kotiga. Sa võtad selle koti, nagu ma arvan, ikka mängule kaasa. No ikka, jah. No näita, mis sul siin on praegu. Milleks siin on kreem. Seda kreemi ma kasutan ise. Mille jaoks? Jalad on ära teebitud. Ja käed on kuivad. Kreemi peale. See on endale. Seda võivad ka mängid kasutada. Mis see teeb siis? Tihti peale ma tean, et käsipallis pannakse sellist teipleid pall kleepuks käte küll, kas korvpallis mõnikord sellist asja kasutavad või panevad, ma tean, ma olen näinud NBA-s pannakse talki, tehakse käed, et käed ei ole libedad. Ossus on tead need väiksed sõrmused, maigi sõrmused, mis käevad seal. Kas midagi reaalselt läheb näiteks ka täna mängu ajal vaja või tegelikult kõik on rohkem selline profülaktika mõttes? Praegu seisum ei lähe siit midagi vaja. Vaja läheb nuus spiiritust. Kes seda Tartu meeskonnas kõige rohkem kasutab? Ma mäletan vanasti, kui Tanel Tein mängis, siis temale pidi alati olema nõuspiiritus lähedal. Kes tänastest meestest? Samad vanad pässid, kes tahavad. Miks nad seda kasutavad? Kas neil ei tule muidu sellist õiget funki sisse või? See on vist selle jaoks, et ajule märk on, et mäng algas. Mäng, lisa. No kas sa ilmselt juba kohe tead? Energiat tekitada. Sa ilmselt kohe tead juba, et kes on suuremad need kasutajad, et kes tulevad väikesed pausid, et sa juba lähed selle purgiga. Kes näiteks täna võiks kõige rohkem nuuspiiritust kasutada? No, kes meil on põhimehed? Kapten, kindlasti. Marek Toronin on siis nuuspiirituse sõltlane lausa. Nuuspiirituse sõltlane, jah. Need on vaja. Ma tean, et päris tihti lüüakse ka kulme puruks ja siis on ka sinu ülesanne tegelikult tulla õmblema seda siin, kas siis vaheajal või näita nüüd seda atribuutikat, millega sa teinekord kellelgi mõne kulmu kokku tõmbad või mismoodi see asi käib. Kasutad sa niiti või nõela või on peenemad vahendid välja mõeldud juba täna? Ja kõik peened värgid ühekordseks kasutamiseks. Siin sees on niiti nõela, suuremad haavad. Ja mul on siin väikse haava tehaks ka üks peen pakike. Kas sinu praktikas on ka mõnikord olnud nii, et haav on nii suur, et põhimõtteliselt ei saagi õmmelda, et ainuke rida traumapunkti suuremad nõelad? Jah, õige. Traumapunkti tätid peavad ka oma tööd tegema. Kui mäng läbi saab, mis sa siis teed? Et kas mehed lonkavad ise oma jalul ära või pead siin veel natuke neid putitama ka, et lahkud riideruumist viimasena? Teinekord peab putitama, kellel on kroonilised hädad. Kui nii krooniline ei ole, siis seal on meil Eestis ainulaadne see
ainulaadne külmavann. Purgitünnist ehitatud. Selle ma tasen vett täis. Peale mängu on hea siia sisse sulfata jalgupidi. Sinna panen ka jääd sekka. Kuidas see järjekord on, kas enne saavad vanemad mehed või kuidas, või kes enne saab siia, see hüppab sisse? Ikka vanus järjekorras. Et kõige nooremad ootavad siis, ütleme, et kui mäng lõpeb 7:45, siis heal juhul veerand 9 saavad sisse. Ei tulebki nii kaua.